Nüüd siis läheme asja juurde, kus esimeses paneelis tulevad lavale inimesed, spetsialistid, tervishoiu tippjuhid, kes räägivad sellest, miks me integreeritud teenuste projektidega üldse tegeleme ja loomulikult avakõneks on sõna Priit Tamperel, Viljandi haigla juhil, kes on ka tänase konverentsi organisaator. Nii, tere jõudu kõigile ja rõõm näha, et meie read eilsega võrreldes on isegi tihenenud. Et läheb siis teine päev lahti ja ma ei taha võtta aega väga palju ära sisu poolest ja paigatiimilt, sest nemad on tänase päeva kangelased. Aga ma kasutan seda aega selleks, et hästi kiirelt käia üle Viljandi haigla ütleme, üldvaade ja pigem keskenduda sellele, et kus me erineme teistest, kus on meie spetsiifilised teenused ja kui rääkida paigast, siis keskenduda natuke sellele, et kuidas meie vaates me näeme, et kuidas Marta on meid mõjutanud, et kuhu me oleme nii-öelda tegelikult selle teekonna kestel mentaalses mõttes ja ka nagu kogemuste mõttes jõudnud. Nii, et slaididelt natukene nii-öelda alustan tegelikult meie lubaduste ja väärtustega ja nii-öelda meie nii-öelda selgetes ka Viljandi haigla lubadustes on aukohal on koostöö. Nii, samamoodi meie lubadused tegelikult ja siin ütleme siis niimoodi püüame olla parim koostööpartner. Alati see ei õnnestu, nii sissepoole kui väljapoole, ütlen ausalt välja. See on protsess, see on õppimine, see on eneseharimine, enese muutmine, sest muuta saab iseennast ja selle kaudu tegelikult mõjutada teisi. Nii, korra panen siia ka ette eilsaba slaidi ja lihtsalt selleks, et toonitada nendest numbritest tegelikult olulist, mida me nagu vaatame ka paikprojekti vaates, on tegelikult see, et lõppkokkuvõttes on oluline see, et Viljandi maakonnas võiks inimesed elada võimalikult kaua tervena, saada iseendaga hakkama, täita omi eesmärke, et selle me jõuame ka Marta loo juures. Aga tegelikult jah, tervena elatud aastad ja paiga sihtgrupi Statistikaameti poolne väljavõte on siis nagu puudutab puudutades Viljandi maakonda, siis näitab, et ütleme, tervena elada aastaid 65–69 aasta sihtgrupi vaates on siis 5 viimase aastaga suurenud 5–7 aastale. Nagu ma eile ütlesin, ma kindlasti ei võta meie siin nagu loorberid endale, aga see on lihtsalt üks näitaja, mida tasub meeles pidada, mida tasub vaadata, et selle kaudu on võimalik küsimusi esitada. Nii, ja kiirelt Viljandi haiglast ma ei hakka ette lugema kõiki neid tekste siin, vaid peatun mõnel punktil, mida me peame oluliseks. Me oleme Viljandi suurim tööandja, see on vastutus. See on ühelt poolt vastutus kogukonna ees, teiselt poolt vastutus meie töötajate ees ja teine pool sellest on see, et me oleme üle Eesti, meil on omad üksused, suured üksused Ida-Virus, väiksemad üksused Tallinnas ja kokku 600 voodikohta. Kindlasti ei pretendeerime siin, kuidas öelda, kliinilises mõttes kõrgtehnoloogilise ja ütleme, regionaalhaigla tasemele. Meie voodikohtade struktuur, meie voodikohtade teenused on hoopis teised. Aga lihtsalt see näitab natukene seda meie mahtu.
6 kliinikut, 2 keskust ja ma lähen nendega nagu kohe ka edasi, et selles mõttes somaatilise ravi poolt ambulatoorne diagnostika, kirurgia, erakorraline abi ja sisekliinik. Mida ma tahaks rääkida on, kus on meie paigakodu. See on meil praegu taastusravi juures. Taastusravi juures on ka koduteenused, koduhaigla, ütleme, et need teenused on hästi palju seotud sellega, kuidas me vaatame haiglast välja. Et püüame minna patsientide juurde koju, tulles raha juurde tagasi, siis see kindlasti ei ole praegu meie jaoks rentaabel, aga me vaatame tulevikku, otsime siin nagu lahendusi koostöös partneritega, aga seda teed me tahame edasi käia. Nii, meie psühhiaatria, tegelikult meie kogu vaimse tervise küla on siin pildil Jämejalal. See küla kindlasti määratleb väga palju Viljandi haiglat, et nii mentaalselt teenuste struktuuri kui ka tegelikult mõtteviisi poolelt. Et Jämejala on kindlasti see, mis sunnib, survestab meid ka sisemiselt rohkemale koostööle erinevate sisemiste teenuste osas ja ma tahaks kindlasti öelda neile selle eest aitäh. Et selles mõttes see on üks sisemine mootor, mis aitab meil ka ennast paremini ütleme siis pinges hoida. Nii, natuke Jämejalast veel, sundravi osakond 110 voodikohta ametlike voodikohtade arvus ja tuberkuloosiravi osakond. Mõlemad keerulised teenused, teenuskeskkond erinõuetega, turvariskidega. Hoolekandekeskus 160 voodikohta, nii hoolekanne dementsuse kompetentsikeskus kui ka siis psüühiliste erivajadustega inimeste erihoolekande teenused, see passiivne remissioon juba varasem ja eelmise aasta lõpus siis avatud ka kohtumäärusega erihoolekande teenus. Ja nende teenuste loogika ja ka ütleme, arenguperspektiiv on selgelt seotud ka koostööle omastega koostööle meie psühhiaatria ja vaimse tervise poolega, et kindlasti annab see koos tegemine siin nagu parema tulemuse. Ja viimane teenuste plokk, sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus, suurim sarnane Eestis statsionaarne ravi meil nii Viljandis, 50 kohta nii meestele kui naistele ja nii võõrutusteenus Viljandis 10 kohta ja siis statsionaarne üksus ka Sillamäel. Ja muud järelteenused sinna järele. Sõltuvushaigete ravi ja rehabilitatsioon on kindlasti üks ka, kuidas öelda, paiga alguse nagu drivereid, et selles mõttes selle teenuse loogika on üles ehitatud selliselt, et vastavalt sõltuvus, kuidas selle sihtgrupile on ka kogu see teenuste pakett üles ehitatud, et selles mõttes olenemata sellest, kas tegemist on kliinilise hoolekande, sotsiaal- või rehabilitatsiooniteenuste kompetentsiga, tegelikult selle teenuse sisu sõltub sihtgrupi vajadustest. Nii, ja meie suuremad käimasolevad arendused lihtsalt korra lauale, et Tervikum siia kesklinna selgelt koostööprojekt samamoodi väga tihe koostöö perearstidega ja ka KOV-i sotsiaalpoolega. Peegeldab kindlasti seda, et kuidas meie mõtteviis on muutunud, kuidas me oleme koos kogukonnaga arenenud selle koostöö suunas. Kindlasti ei ole see Tervikum, kuigi ta betooni projekteerimisena on valmis, ei ole ta valmis meie enda mentaalse ja ütleme organisatsioonilises mõttes. Nii, haigla infosüsteemi uuendame koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga, erinevad kohtupsühhiaatria arendused, lastepsühhiaatria ja noorukite psühhiaatria arendused. Ma ei hakka neid kõiki siin lahti rääkima, jõuan paiga juurde. Et paik
põhimõtteliselt meie jaoks sai alguse ühest Dublini lennujaama ära jäänust või edasi lükanud lennust ja me võtsime lihtsalt ette nii-öelda küsimuse, et mida teha teistmoodi praegusest süsteemist nii-öelda välja mõeldes. Erinevad mõtted jooksid kuidagi õigesse kohta kokku ja tegelikult seal samas lennujaamas sai ka paiga esimene kontseptsioon nagu paberile pandud. Selle kohta on olemas isegi fotosüüdistused, kui keegi tahab lähemalt, siis on võimalik jagada. Nii, aga ma jõuan selle jutu juurest nüüd Martani. Mul on väga suur rõõm öelda, et saime tuttavaks Martaga. Aitäh, Marta, selle eest. Meil, ütleme, Martast on saanud selline, kuidas öelda, paigabrändi sisene bränd. Et kui me räägime Martast, siis me tegelikult koondame endas kõikide nende sotsiaal- ja meditsiiniteenuste nii-öelda sellist koostööd vajavate persoonade sellist koondpilti. Ja ma jõuan nüüd nagu praeguse minu sissejuhatuse kõige olulisema nagu slaidini, et tegelikult mida Marta meile õpetanud on. Ma alustan tegelikult lõpust, et Martast on saanud selline, me ei ole võib-olla seda isegi veel kirja pannud ja nagu organisatsiooni siseselt ka nii-öelda veel lõpuni lahti rääkinud, aga väga sageli on Marta nagu selline paljude otsuste puhul selline vaikne kõrvalseisev hindaja. Et 5 aastat tagasi vist oli see, kui Pärnu konverentsil me esinesime ka paiga ettekandega. Tagasiside oli selline, et te räägite mingit linnukeelt, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida. Pärnu konverentsil räägiti, et oli esimene korruptsiooni teemadel ja põhimõtteliselt põhivalem on korruptsiooni puhul see, kui sa suudad mingid otsused rääkida selgeks oma ema või siis suvalise ajakirjanikuga, siis sa arvatavasti oled õigel teel. Et meie jaoks on, ma loodan tegelikult, et Marta on tegelikult see, et selle ema ajakirjaniku kõrval siis see kolmas isik, kellega asju läbi rääkida. Et see teadvusesse on jõudnud tegelikult minu jaoks, ma loodan ka laiemalt natuke ka selle konverentsi ettevalmistamise käigus, et ma kavatsen ise küll seda mõttekujundit ja seda nii-öelda kontrollküsimust nagu kasutada tulevikus laiemalt. Aga mõned punktid siis ka nii-öelda konkreetselt, mis on toimunud selgelt, parem koostöö perearstide, sotsiaaltöötajate ja kogukonnaga. Usaldus on kasvanud, arusaamine on kasvanud, mida teine pool teeb, kuidas teine pool räägib, mis on teise poole keel üldse, mis on teise poole mured. Nendest muredest arusaamine, nende nii-öelda kingade vahetamine on oluline selleks, et see koostöö toimima hakkaks. Koostöö õppimine, õpetamise kogemus on samamoodi oluline. Palju säravaid uusi inimesi, kelle jaoks see sama teekond, see lugu on kõnetanud ja kes on tulnud meile tööle, kes on meid tulnud aitama sellel teekonnal. Samamoodi arenguimpulss väga paljudel inimeste juba haigla sees. Koostööteenuste loomise võimekus, mõned teenused me oleme suutnud päevadega siin, kui on vaja käima lükata just sellele, et meil on tegelikult selle paiga kogemus, paiga tiim, kes on kindlasti laiem kui see nii-öelda formaalne tiim organisatsioonis. Teenuste disaini ja juurutamise kogemus ja ka koolituskeskuse loomine Viljandi haiglas on tegelikult väga palju seotud paikprojektiga. Nii, aga ma põhimõtteliselt siin oma sõnavõttu lõpetana annan tegelikult sõna üle sisu poolele, kes on kindlasti olulisemad kui see raamistus, aga nagu eilegi tegelikult ütleme siis niimoodi toonitati, siis tähtis ei ole see, kuidas organisatsioon asju näeb oma siseselt, vaid tegelikult see, et mis on Marta eesmärk ja kui palju me suudame sellele kaasa aidata. Et Marta, eduks! Annan nüüd sõna järgmistele esinejatele ja aitäh, et kuulasite.
peab ühe multifilmi ette kandma. Tahtsin kohe sõna anda edasi tegelikult Martale endale ja tema tutvustavale multifilmile, et lugu jätkub. Saame tuttavaks. Tema on Marta. Kena eakas proua ühest Viljandimaa külast. Martal on mure. Tema tervis ei ole enam nii hea, kui tahaks. Aastakümneid ravitud diabeet allub üha raskemini ravile ning on kaasa toonud jalahaavandid, mis takistavad kodust väljas liikumist. Ka vererõhk kipub liiga kõrgele tõusma ning muudab enesetunde kehvaks. Seetõttu peab Marta aeg-ajalt kutsuma kiirabi, kes ta haiglaravile toimetab. Kui Marta tervis haiglas paraneb, siis mis saab edasi? Kas ta peab murelikult koju tagasi minema ja hädast taas kiirabi kutsuma? Kuidas ta saab kätte vajalikud ravimid ja oma jalahaavandid hooldatud? Kuidas ta igapäevase toidupoest kätte saab? Kui Marta on haiglas, küsib valveõde temalt lisaks terviseseisundile ka koduse elukohta. Selgub, et Marta elab üksi ja tal on raskusi igapäevaste toimetuste ning hoolitsustega. Kirjapandu järgi hindab osakonna vanemõde, et Martal on lisaks ravivajadusele ka sotsiaalsed pastivajadused ning teavitab haigla sotsiaaltöötajat. Haigla sotsiaaltöötaja räägib Martale paikprojekti integreeritud teenustest, mis võiks Marta murede puhul abiks olla. Koos arutavad nad selle üle, mis on Marta eesmärk, mille nimel elada ning oma tervist hoida ja taastada. Marta ütleb, et tahaks väga näha, kuidas tema tütar lõpetab sama ülikooli, mille temagi omal ajal. Marta on teenusega nõus ning meeskonna arutelu alusel kutsub haigla sotsiaaltöötaja kokku võrgustiku, raviarsti ja õe, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja perearsti, kes lepivad koos Martaga kokku, kuidas elukorraldus seada nii, et Marta haiglaravi järgselt oma kodus kenasti toime tuleks ja tervis kontrolli all püsiks. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja korraldab koduhooldaja, kes aitab apteegis ja poes käimise ning koristamisega. Raviarst tellib koduõe, kes aitab jalahaavandite eest hoolt kanda, vererõhku jälgida ja nõustab erinevates terviseküsimustes. Neid ühendab ühine infosüsteem, kuhu on kõikidel ligipääs. Nii näeb koduõde, millal on koduhooldaja külaskäigud, samuti perearst seda, mida raviarst ja diabeediõde on Martale soovitanud. Nii teavad kõik teenuseosutajad, kes parasjagu Martaga tegeleb, kuidas tal läheb ning missugust infot on talle edastatud. Samuti saavad nad kõik teada seda, et jaanipäeva paiku ei ole Martat mõtet kodust otsida, sest ta on sel ajal hoopis Tartus.